Tere päevast, austatud kolleegid, jätkame meie kõnelusi tsivilisatsiooni teemadel ja meie suurim plokk, või ütleme esimene plokk, mida me käsitleme, on seotud kommunikatsioonidega. Kommunikatsiooniga kultuuri sees ja kommunikatsioonide vormidega kultuuride vahel. Täna me vaatame lühidalt kaks või ütleme poolteist vormi ja esimene teema on kingitus. Aga need on need teemad, mida me oleme siiamaani käsitlenud kolmes ühest. Sõjad, üks universaalsemaid kommunikatsioonivorme, abielud ja üldse seksuaalvahekorrad ja siis kaubandus ja rahandus. Igasuguse kontaktide puhul, füüsiliste kontaktide puhul on alati oht epideemia levikuks. Aga epideemiat võib vaadata nii kitsas meditsiinilises mõttes kui ka laiemalt, kui mingisuguste asjade, näiteks ideedega nakatamine. Richard Dawkins, üks populaarne filosoof ja bioloog, ta tõi sellise mõiste nagu meem. Ja need meemid, nagu geenid, meemid, nad liiguvad ühiskonnas ja võivad nakatada. Miks mingil ajal äkki inimesed hakkavad väljendama ennast väga sarnaste, kas metafooridega väljendada ja nii edasi. Teadmistest ja kunstidest räägime natuke hiljem. Aga siin ma tahaks rõhutada seda, et need 3 või isegi 4 kontaktivormi ei ole sõltumatud. Ja ütleme, kui me räägime sõjadest, siis sõda üks põhjusi oli alati ütleme, oli väga sageli olnud naiste jaht. Kõik teavad roomlaste ja sabiinlaste lugu või piiblis on ka sellised lood, et on mingisugusel hõimul või klannil vähe naisi või üldse puudub ja siis nad röövivad ja sellest tuleb sõda. Me hiljem räägime natuke tlingide sõjast Põhja-Ameerikas. Niisiis, abielud võivad tekitada sõdu, aga abielu võib ka olla sõja lõpetamisega seotud rituaal. Me lõpetame sõdimist ja siis kuninga või hõimu pääliku sugulane või tütar või poeg abielub vaenutseva klanniga või hõimuga ja siis sellega me sõda lõpetame. Sisuliselt siis see sugulane, tütar, poeg on pantvangi seisukohal. Ta on rahu garantii. Miks ma ütlen, kas tütar või poeg, see sõltub sellest, kas on patrilineaarne või kas patrilokaalne või matrilokaalne süsteem. Ja eriti, kui me räägime Põhja-Ameerika põlisrahvastel, siis selline poja pantvangisüsteem on seotud nimelt matrilokaalsete ühiskondadega. Sama
kehtib ka rahaga. Raha ja üldse varandus on sõja põhjus, nagu ka naised, see on ressurss, mida me tahame endale saada ja siis meie korraldame sõjaretke, et seda endale saada. Aga kaubandus on ka vahend sõja lõpetamiseks. Vot näiteks see on praegu president Donald Trumpi siuke pidev. Teeme diili. Teeme diili. No, mis see? Ma pakun sellise diili, mida hakkame kauplema. Ja? Mis see Ukraina sõda on? See ei lähe korda. Mul on $2 triljoni eest diili ma sain Araabia riikides. Vot see on sündmus. Aga see on ka sügavam. Sõjad on igal juhul üks vägivalla vormidest. Ja vägivalla lõpetamist on 2 põhilist vormi. Üks on see, et meie, kes oleme sõjas või seal vendetas või mingi veritasu ahelas. Sellest saab välja 2 viisil. Ütleme põhiliselt 1 viisil, et me tapame need kõik ära. Sest see ahel ei lõppe. Aga kui me vaatame ajalooliselt, kuidas see on ja üldse, kuidas saab karistada ilma verevalamiseta. Need on trahvid. Siis, kui tekkis raha, siis oli võimalus, ja see on fikseeritud ka juba kõige vanematest seadustest, et võib vere eest tasuda rahas. Ja? Nii et see on ambivalentne. Ühelt poolt nagu raha ja varandus on stiimulid sõjaks, aga teiselt poolt need on vahendid, millega saab sõda lõpetada. Seda slaidi ma olen juba paar korda näidanud, mitte sellepärast, et see on nii suurepärane raamat Jared Diamondil, aga igal juhul huvitav lugemine. Aga üks põhiline asi, mida ta püüab seletada, miks Euraasias on kultuurid arenenud palju kiiremini ja jõudnud kõrgemale tasemele kui teistes kohtades maailmas. Eriti teda huvitas Polüneesia ja Melaneesia, sellest me täna veel natuke räägime, et kus nagu jäi asi seisma. Ja sellepärast, et siin on lihtsalt rohkem kontakte, tihedamad, rohkem kontakti ja mis need kontaktid on? Sõjad, epideemiad ja tööstus. Nii, no vot möödunud või ülemöödunud kord me rääkisime maooridest ja mariooridest. Maoorid olid omavahel põhiliselt pidevas sõjast ja arenesid kiiresti võrdlemisi. Marioorid, mis olid sisuliselt need samad eraldatud maoorid, elasid rahus ja isoleeritud ja nende areng jäi seisma. Nii, väljapaistev prantsuse etnoloog Marcel Mauss, tal on mitu väljapaistvat tööd ja üks võib-olla kõige kuulsam on essee kingist. Ta analüüsib kinkimise fenomeni. Ta nimetab seda arhailisteks ühiskondades, aga teatud määral tema tulemused on aktuaalsed ka teistele ühiskondadele. Nii, esimene asi on see, et kingitus on universaalne nähtus.
teine on see, kingitus on paradoksaalne nähtus. Kingitusest ühelt poolt see on täiesti vabatahtlik, aga teiselt poolt ma ei saa seda mitte teha. See on, isegi ei saa öelda sotsiaalne norm, see on sotsiaalne kohustus. Ja ma juba ütlesin välja sõna sotsiaalne, kingitus ei ole kahe inimese vahel. Kingitus loob sellise võrgustiku. Ja kingitus on kohustuslik mulle, et ma teen kingitust, ja ta on kohustuslik ka sellele jaoks, kellele ma kingin. Ta ei tohi sellest loobuda. Muidu tekivad suured pahandused. Võib vähemalt potentsiaalselt. Kingitus on oma kasu küll. Kui ma kingin midagi, siis ma ei looda, et ma saan mingit kasu sellest. Samas see kasu on kohustuslik. Ma pean saama, kui ma teen mingisuguse kingituse, siis ma teen kohustust sellele, kelle ma kingin, teha mulle vastu kingitust. Ja selle kingituse tähendus on sümboolne. Siin on, ta analüüsib põhiliselt Põhja-Ameerika ja Vaikse ookeani kultuuri Polyneesias ja ka Melaneesias, et siin ta võtab kokku, milline on kingituse semantika. Et kingitus kannab endas või isegi sisaldab kinkija. Vot siin on selline probleem meie keelde, kas on vaim või jõud. Igatahes kingituses on osa kinkijast. Ja see osa ei lahku kinkija juures täielikult. Nii et ma annan sulle kingituse, aga sellest kingituses on osa minust sees. Ja see osa, mis on minust sees, see erinevates kultuurides seda nimetakse erinevalt, see nõuab vastu kingitust. Kingituse andmine tekitab võlgnevust. Ja seda võlgnevust tuleb tasuda. Vastukingitus kustutab võlgnevuse ja taastab tasakaalu. Aga see ei tähenda, et sellega on kinkimise tsükkel lõppenud. Sest see on osa suurest struktuurist. Nii, kuidas seda vaimu või jõudu, mis kingitus sees nimetatakse, erinevates kohtades erinevalt. No, ütleme, kõige rohkem levinud on maooride sõda hau. Moos kasutab ka sõna hau-hau, mis on võib-olla eksitab, sest hau-hau oli maooride sünkretistlik usund 19. sajandil ja mis võttis üsna vägivaldse kuju, vähemalt mõnikord nii. Aga igatahes hau on kingituse osa maooridel, Samoas ja Tongas. Tähendab, Vaikse ookeani, eriti Tonga puhul, see on väike saar, aga seal seda nimetatakse manaks. Idee on väga sarnane. Claude Lévi-Strauss püüdis kingituse puhul, ta lähtus Moosest, aga tema materjal oli Amazonase põlisrahvad ja ta väidab, et seal sellist
maagilist aspekti kingitusel ei ole, midagi hautaolist. Aga sellegipoolest see on sotsiaalne akt kinkimine, mitte ainult kinkija ja kingituse saaja vahel, aga see loob ja hoiab üleval sotsiaalse võrgustiku. Ja kui me võtame kaks identset asja, üks on lihtsalt asjana ja teine on kingitusena, siis kingituse väärtus, selle asja väärtus kingitusena on suurem, kui ta on niisama. Sest siin tekib küsimus, mille võrra ta on suurem, kui seal ei ole seda haud. Aga ta ütleb, et see on sümboolne väärtus. See, ütleme, mingisugune mu president kinkis mulle pastaka. Ja, seal ei ole presidendi vaimu selles pastakas sees, aga see oli mulle sümboolne akt, see pastakas on midagi palju suuremat kui see, kui ma leidsin teda kuskil pori sees. Nii, aga Levi-Strauss spetsiaalselt kingitustega ei tegelenud, need on tema märkused strukturaalantropoloogias, nukrates troopikates ja teistes teostes, aga kes on väga põhjalikult uurinud kingitusi ja kinkimist, ta elab veel, Maurice Godelier, Prantsuse marksistlik majandusuurija. Ja teda ka huvitab kinkimise sotsiaalne aspekt, aga tema uurib ennekõike selle majandusliku rolli. Ta põhiteos on, meie jaoks on kingituse mõistatus. Aga kingituse puhul seda temaatikat ta puudutas ka oma varasemas fundamentaalses töös, kaks köidet, ratsionaalsus ja irratsionaalsus majanduses. Tema ka tegeleb, tema empiiriline materjal on seotud jällegi Polüneesia ja Melaneesiaga. Ta elas Baroja rahva hulgas, Papua-Uus-Gvineas ja mis ei ole sugugi triviaalne, sest nad on väga sõjakad. Üldse suur osa nendest rahvastest kuni viimase ajani harrastas inimsöömist. Ennekõike see oli rituaalne, aga valge inimese söömine on alati rituaalne. Üks antropoloog küsis, rootslane, et mis maitse selle liha on väga hea, ta on nagu sealiha, aga mahlakam ja õrnem. See oli Papua-Uus-Gvineas jutt, aga nendel saartel ka. Niisiis, mida Godelier ütleb, et kingitused loovad sotsiaalse võrgustuse. Aga kingitused ei ole ainult inimeste vahel, aga inimesed toovad kingitusi vaimudele. Üldiselt traditsiooniliselt selliseid kingitusi nimetatakse ohverdamiseks. Aga see on selline spetsiifiline vorm, et initsiatsiooni rituaali ajal, kui noorukitest saab mees ja täisväärtuslik. Nii, peab ütlema, et ehkki see on matriarkaalne ühiskond,
tihti eriti, no mitte päris viimasel ajal, aga kuskil paarkümmend aastat tagasi feministlikud antropoloogid arvasid, et matrilineaarne ja matrilokaalne ühiskond on selline matriarhaalne. See Baroja on rõhutatud patriarhaalne ühiskond. No nii patriarhaalne, et naised pole inimesed. Naised pole inimesed, aga nad saavad inimesed. Siis, kui neil tekib menopaus ja nad ei ole enam seksuaalne objekt, nad saavad inimesteks. Ja? Aga enne seda ei ole. Aga kuidas poisid saavad inimesteks, see on mul on raske korrektse termini nimetada, see on rituaalne ja pidev pederastia. Tähendab, nimelt poisslapsed rahuldavad ennekõike oraalse seksi neid noormehi, kes juba on saanud meesteks ja mehi. Ja nad peavad ka seda seemet neelama, siis selles seemnes on mehe vaim. Ja no tõesti, nad on väga mehelikud ja sõjakad inimesed. Nii, no vot, aga selline homoseksuaalne akt ei ole riituse osa. See on enne riitust. Aga seal nad teevad kingitusi vaimudele ja nagu Moosi raamatus väidab ta, et siin need esemed on seotud, aga on seotud hingega, aga mitte kinkija hingega, aga esivanemate hingedega. Pühad esemed, jah? Ja pühad esemed, natuke segaseks läks, jah? Ta jaotab kõik asjad, kõik esemed nendeks, mida saab kinkida ja mida ei saa kinkida. Pühad esemed ei saa kinkida, sest nendes on esivanemate vaim. Ja tema jaotab ühiskonnasfääri, sotsiaalsfääri kaheks, sakraalseks ja majanduslikuks. Ja nende piir on läbimatu, sakraalsed asjad ei kuulu kinkimisele, aga majanduse puhul on kinkimine väga oluline majanduslik mehhanism. Nii, nüüd lähme Põhja-Ameerikasse. Siin populaarne termin on potlatš. Mis keeles ta on? Ta ei ole mingi, see on tulnud tänu hippidele ja mõnedele vasakpoolsete ühiskonna tegelastele, ka Euroopas ja Põhja-Ameerikas oli selline populaarne termin, kus juures saadi väga lihtsustatud sellest aru. Näiteks hipid, vähemalt osad kommuunid, püüdsid loobuda rahast. Raha on kapitalistlik igand ja millega siis see kommuun majandab korjamisega ja kinkimisega, vastastikus kinki. Originaalne potlatš on selles argoos, mida nimetatakse tšinuk, mis on Põhja-Ameerika looderanniku rahvastel, erinevatel rahvastel on see argoo. Nii, ja ma ütlesin, et hipid kasutasid seda
lihtsustatud variandis, siis võib tekkida küsimus, mida siis see patlatšon õigesti tähendab. Aga ta tähendab väga palju asju. See on kingitus ja kinkimine ise. See on pidustused, mis on kinkimise puhul korraldatakse. Ja patlatši puhul on väga oluline see, et see on kollektiivne toiming, kollektiivne kingituste jagamine. Aga patlatš on ka sotsiaalne süsteem, mis on kingituste peale vastastikule kinkimisele rajatud. Tähendab, nendel rahvastel seal looderannikul on kinkimine väga oluline. Mitte üksnes sotsiaalne, mitte üksnes majanduslik, aga ka sümboolne. Patlatš on osa identiteedist. Ja siin on väga oluline asi, et see on uhkuse asi. Mis asi on uhkuse asi? Ma teen sellist kingitust, mida sina mulle vastu kinkida ei saa. Tihtipeale see uhkustamine läks siin, ja see on väga oluline, siin ei ole mingit omakasu püüdmise. Mul on vaja sind üle trumbata või teist hõimu üle trumbata. Nii, kinkisin nagu, tegin juba nii suure kingituse, et parema ei saa. Aga mul jäi veel vara üle. Mida ma teen? Panen selle põlema. Vot nii, vot selline laihing. No üldiselt sellist käitumist oli mõnikord näha Venemaal kaupmehed. Vot eriti, kui seal pärast suurt tehingut on suur pidu ja teatud hetkel see kaupmees, kui on juba parasjagu täis, hakkab lihtsalt lõhkuma oma asju. Nii, siin on mul selline skeem, mis näitab see patlatši kui majandussüsteemi mitte jätkusuutlikkus. Patlatši puhul on väga oluline see, et järgmine, tähendab vastukingitus, ei tohi olla kehvem kui kingitus. Nii, ma teen sulle suurepärase kingituse, aga see paneb sulle kohustuse vastata vähemalt sama kalliga. Aga parem kui veel kallimaga. Siis selle vastukingile vastuking peab olema jällegi ja nii edasi. Ja pole imestada, et lõpuks nad kingivad ennast tühjaks. Ja see on Franz Boas, kes kirjeldas nende rahvaid ja nende kombeid. Ta arvas, et, ja kes suure sümpaatiaga suhtus Põhja-Ameerika põlisrahvastes, ta arvas, et see on positiivne. Sest mida teha siis, kui ma olen ennast kinkimisega laostunud? No, võiks arvata, et siis on paha. Aga ei, mida ta teeb? See pähalik, kes on laostanud ennast ja oma rahvast kinkimisega. Mida ta teeb? Ta võtab laenu. Ja Boas arvab, et no, nagu tsiviliseeritud rahvad. Ta võtab, ja siin et kõik need looderanniku rahvad on võlgu. Aga no, saad aru, seal mingisugustele lõunapoolsete preeriate, seal indiaanlased, need põlisrahvad ei ole eriti rikkad. Seal on vähe ressurssi ja nii edasi. Seal põhja poole Kanadas, seal on igasugused karusnahki ja nii edasi. Ja nende seal looderannikus, seal on mereandid, kalad, hüljesed, metsades loomad ja nii edasi. Elu ja õitse, aga nad on kõik võlgu. Sellepärast, et nad on nii lahked inimesed.
Nii. Nad on õudselt lahked inimesed. Ja mis oli hipide idee, et see patlatš lõpetab vägivalda. Raha nagu tekitab vägivalda, ahnus ja nii edasi, ja patlatš on oma kasu püüdmatu ja siis vägivalda ei ole. Väga tihti, ütleme, et seda isegi võiks öelda, et see on peaaegu norm, et iga selline pidu lõpeb suure taplusega. Seal juba, aga niisama sinna sisse ei pääse. Ja, seal on mitte face control, aga kontrollitakse, kas relvi juhuslikult sinna sisse ei too. Ja? Aga alati selguvad relvad on sees. Sellepärast, et need relvad oli juba eelnevalt ära peidetud. Ja lõpeb üsna, võib lõppeda üsna verise intsidentidega. Ja patlatši üks põhjus on sõja lõpetamine, aga see on ka üks põhjus, miks sõjad algavad seal patlatšist. Tuli meelde, et ma olin kord Brasiilias ja siis meie semiootiliste delegatsiooni viidi mingisuguse väga prestiižse kohta, kus tantsitakse sambat. See oli nagu, meil nagu ladu, mingis vastik angaar. Aga seal ukse peal kontrolliti kõiki, ega seal kellelgi nuga ei ole. Aga üsna tihti nendes kohtades kuidagi noad tulevad. See on nagu, mis korralik pidu ilma kakluseta. Nii. Üks nendest rahvastest, kus on kirjeldatud patlatš, on see niinimetatud kvatkuitlid või nende õigem nimi on kvaka-vaka-vak. Seal patlatš, see on nende päällikud, see on nende meeste maja, kus need patlatš pidustuskonda. Kuidas see komme neil tekkis, nende kultuurikangelane Sividi elas vee all, kus veevaimud talle õpetasid laulma, tantsima ja pidutsema ja siis ta tuli ja õpetas oma rahvast ja tegi neile kohustuseks seda. Teine, ütleme need kvatkuitlid elavad selle USA ja Kanada piirialal. Tlingid, väinade inimesed elavad põhjapoolsena. Nii, siin on kaks klanni mul, Kaareni ja Hundi klanni, mis vastavalt siin on see Kaarenite klanni koos nende toteemiga ja see on Hundi. Kas tahate teada, et see on Hund seal? Ja, nii. Need klannid pidasid omavahel seda, mida hakati nimetama 100-aastaseks sõjaks. No saate aru, et sõda oli rohkem kui 100 aastane. Ta ei olnud pidev sõda, ega see Inglise-Prantsusmaa 100-aastane sõda ei olnud ka pidev sõda, seal olid mingisugust vaherahud ja nii edasi. No algas, no täpselt ei teada, millest algas, sest et alati selliste sõja puhul, kui kuulata nende Kaarenite rahvas, siis need Hundi rahvas midagi tegi ja vastupidi. Aga no, tüüpiline lugu oli, et mingisuguse seal väinas, teise klanni inimesed korraldasid varitsuse ja röövisid päälliku naise. No, Troja epos.
hiljem, jah, varastati minu lausa naise. Ja siis hakkas nendevaheline sõda. See sõda oli nagu pidevalt selliste kokkupõrgetega ja seal hakkas ikka veritasu ja seal oli, nad korraldasid vahepeal 10 vaherahusid patlatšidega ja seal suitsetasid rahupiipu ja tõotasid igavest vendlust. Aga siis jälle see puhkes. Ja ma vist rääkisin veritasude puhul, et siin on väga oluline matemaatika. Kingitus, aga ka veritasu puhul on oluline see, et me ei jääks võlgu. Meie oleme võlgu, see tähendab, et üks meie omadest on tapetud, mille eest ei ole tapetud nende oma. Siis me oleme üks võlgu. Paraku antropoloogid, kes on see matemaatika ei klapi. Alati on nii, et mõlemad on võlgu, et meie omasid on rohkem tapetud kui nende omasid. Ja siis 30. aastal üldiselt nagu Kanadas võimud erinevalt USA-st ei sekkunud põlisrahvaste konfliktidesse. Aga 30. aastal nad arvasid, et juba aitab. Ja korraldasid sellise suure patlatši, igavese pidu ja kõik need, see arvepidamine oli pulkades. Kõik need pulkad pidulikult põletati lõkkes. Kõik arvatas. Aga antropoloogid, ma ei mäleta, kes see oli, antropoloog, et mõlema hõimu esindajad tulid talle ja sosistasid, need on valed pulkad. Nii, aga tõesti see oli vähemalt ametlikult 33. aastal lõppenud. Ehkki ma praegu guugeldasin, et seal mingisugused hõõrumised neil siiamaani on, aga ei anna sõja mastaabe. Ja, need on siis Tlingide päelikud, selle hundi Fratria päelikud. Nende oma nimi, klani nimi on Kvan, mis on nii klan kui Fratria, võib seda tõlkida. Ja see on selline kokkuvõttav tsitaat baasi artiklist Briti Columbia indiaanlastest. Siis see indiaanlane oli veel korrektne termin. Ta toob Kvatkulide päeliku Ovakalagalis on selle nimi sõnad, mis ütleb, aga baas elas nende põlisrahvaste hulgas, oli Tlingide ja Kvatkulide, eriti Kvatkuitlide, hõimuliige. No vot, kui ta tuli, siis päelik ütleb talle, me ei taha, et siin oleks keegi, kes segab meie kombeid. On see valge mehe maa, meile öeldakse, et see on kuninganna maa, aga ei. Kuninganna on Victoria, jah. Aga ei, see maa on minu. Kus oli kuninganna, kui meie Jumal tuli alla taevast? Kus oli kuninganna, kui meie Jumal andis selle maa mu vanaisale ja ütles talle, see saab sinu omaks, minu isa omaks ja seda maad ja oli, ja minu isa sai seda maad ja ta oli võimas päälik. Nüüd on see minu maa. Me tantsime, ja vot jutt oli sellest, et mitte niivõrd Kanada võimud, ka mõned missionärid tahtsid, et põlisrahvad loobuks sellist paganlikust patlatši kombest. Me tantsime, kui meie seadused käsivad meil tantsida. Me pidutseme siis, kui meie südamed ihkavad pidutseda.
kas me ütleme valgele mehele, tee nagu indiaanlased teevad? Ei, me seda ei tee. Miks te siis ütlete meile, tehke nagu valge mees teeb? See on range seadus, see on range seadus, mis käsib meil tantsida. See on range seadus, mis nõuab oma vara sõprade ja naabrite vahel jagamist. See on hea seadus. Las valge mees jälgib oma seadust, me jälgime oma seadust. Nii, võtame järgmist teemat või ikka me alustame. Üsna ka populaarne teema on kargokultus. Seda terminit kasutatakse kahes tähenduses. Üks on terminoloogilisem ja õigem, mis seotud ennekõike Melaneesia erinevate rahvaste ja kultuuridega. Uus-Papua Vanuatus, endine nimetus on uus hübriidid ja seal eriti Tanna saarel, Salomoni saartel, Fidžil osaliselt, mitte terves Fidži saarel ja niinimetatud madalmaade Uus-Gvineas. See on praegu osa mitte Papua Uus-Gvineast, vaid Indoneesias. Eriti Taani ja jälle rahvad. Milles see kargokultus seisneb? Eriti see on Taani saarel. Nii, see on see Vanuatu siin. Ja Taani saar on see kõige lõunapoolse. Sellel Taani saarel on vähemalt 3, aga praegu vist räägitakse juba 4 erinevast kargokultusest. On see saareke siin. Üsna väike saar, aga väga religioosselt aktiivne. Nii, milles see kargokultus seisneb? Üldiselt pandi tähele, et valgetel tuleb hästi palju kargod. Üks Rootsi antropoloog, kes elas Papua Uus-Gvineas, ta ütles, et nemad ei saanud hästi aru, kuidas sellel mehel, kuidas see mees saab käsutada lennukit, et see tooks talle kargod. Aga tal on mingisugune kastike, millega ta piuks midagi suhtles temaga. Nad said aru, et siin on mingi seos olemas, aga ta püüdis neile seletada, kuidas raadio töötab. Ja nad said aru, kuidas elekter töötab. Kui ta suleb seda ringi, siis sealt mööda neid juhtmed hakkavad jooksma sellist väiksed deemonid. Ta mõtles, et miks see on halvem, kui ma seletan neile elektronidest. Põhimõte on sama. Ja? Mis on elektronid? Sellised elektrivaimukesed, kes teevad. Nii, aga võt nad tõlgivad oma keelde ja siis, aga see, millest mul läks meelest ära selle rootslase nimi, ta kirjutab, seal ei ole kargokultust, aga nad lihtsalt kadedusega vaatasid. Aga ühel hetkel nad saavad aru, et tegelikult see kargo on meie oma, aga valged kuidagi seda ebaseaduslik endale said. Ja seal see kargokultuse puhul oli mitu ülestõusu valgete vastu, et kargot saada. Kargod enne kõike see oli seotud Teise maailmasõjaga, kus nendel saartel olid Ameerika sõjaväebaasid ja sinna tuli ropult kargod. Ja Ameerikast lahked inimesed nagu jagasid neile, aga kohalikele elanikele, kohalikud elanikud arvasid, et tegelikult peaks vastupidi. Et see on meie kargo, meie võime seda jagada. Igatahes need kingitused ei tekitanud head sellist suhet. Nii, aga kuidas me saame, mis asi see kargo on?
see on meie esivanemad saadavad meile need vajalikud asjad. Coca-Colat, seal nätsu ja nii edasi. Aga miks nad valged saavad? Sellepärast, et nad kuidagi oma sidevahenditega saavad ühendust meie esivanemate vaimudega, aga meie peame nüüd tegema sama. Ja siis, mida nad teevad? Ehitavad lennuväljad. Teevad sellist radiomastid, kus inimesed räägivad sõjaväevormide kandmine ja ütleme, kui me räägime ühest selle John Frumi kultusest, siis seal iga hommik tõstetakse jutumärkides Ameerika Ühendriigi lõppu, mis on selle lipu imitatsioon, aga mitte õige Ameerika Ühendriigi. Nii. Ja nüüd nad, kui me kõike teeme õigesti, siis tulevad jällegi konteinerid täis, kargo. Aga kõiged kombed on taastatud. See on 19. sajandi pilt, mis ütleme, mis on valge inimese fantaasia, kuidas seal Tannu saartel inimsööjad pidutsevad. Nii, võt 3 tähtsamat kargokultust Tanna saarel. John Frum, Tom Navy ja prints Philip liikumine. See ei ole John Frumi kultus on kõige suurem, see ei ole tema haud, aga see on tema auks rist püstitatud. Nii, see on John Frumi päeva tähistamine 2023. aastal. Aga sellised rivistused on iga päev ja lipu heiskmine. Siin lihtsalt on selle John Frumi päeval on see pidulikum. Kes oli John Frum? Sellist inimest ei suutnud tuvastada. Arvati, et on mingi Ameerika meremees või madrus, ma ei tea, või ohvitser, aga sellist ei olnud. Ja siis mõned autorid arvavad, et tegelikult see on John Frum kusagilt. Nii, no vot, see on rivistus. Need on lennukid, mida nad ehitasid. Lennuväli ja siis vot lennukid on erinevad tüüp. Päris head lennukid, neil on ainult üks väike puudus, nad ei lenda. Aga ma küll ei kujuta ette, miks. Nii, ja see on ka lendur. Tal on lenduri prillid, lenduri kõrvaklapid. Ta kuulab. Ja mida ta kuulab? Vot seal, selles mastis, mida nad ehitavad, seal on radist ja kas mastis või seal lähedal on traatidega ümber traatidesse sisse mastitud naine, kes teeb sellist eetri, ma ei tea, segad seda ja see siis kuulab ja annab edasi. Kuskil see Tom Navy, selle kohta on vähe andmeid, aga arvatakse, et oli samuti ma ei tea, mingi Ameerika meremees, aga John Frum ja Tom Navy kultused on erinevad. Ja võib-olla kõige huvitavam on prints Philippi liikumine. Neil on üks eelis. Nad võivad näidata Jumala pilte.
veelgi enam. Printsess Anne, neil on üldse väga tugev seos Inglismaa kuningliku perekonnaga, sest Inglismaa kuninglik perekond kuulub nende klanni. Õigemini need valged, nad eraldusid nendest. See kuninga perekonna õige koht ongi Tanna saarel. Aga vot, siis on nende kuulsad ja siis nad sõitsid Inglismaale ja said kokku Jumalaga. See kõikidele ei õnnestu, aga vot siin nad said Jumalaga kokku. Aga siis juhtus selline kurb lugu, et Jumal suri ära. Neil oli selline lein, aga ta ei ole päris surnud. Ta on nendega pidevalt seoses ja pealegi neil on nüüd alles pärast seda, pärast tema surma neil tekkis eriti tugev side Jumala emaga. Jumala ema oli kuninganna Elisabeth II. Nagu see Jumal suri, aga ta leinav ema. Nii. Kargokultus on üks ekstreemsemaid kultuurikontaktide vorme. Ühelt poolt väga intensiivne, aga teiselt poolt see, mida laenatakse, on midagi täiesti muud oma olemuselt kui see, mis oli originaalkultuuris. Selles kitsas ja õiges terminoloogilises mõttes kargokultus ongi seotud ainult Polüneesia ja Melaneesia erinevate rahvaste ja kultuuridega. Aga sarnaseid liikumisi oli ka mujal, näiteks Lõuna-Ameerikas. Ja laiemas kontekstis kargokulkustest on räägitud kui peaaegu universaalsest antropoloogilisest mehhanismist. Aga sellest juba räägime järgmine kord.